Tervist, ta on Illar Kohviinavalt ja täna on pühapäev, 16. detsember aastal 2018 ja ma tahaks täna tutvustada teile kahte ajakirja. Üks neist on ajakiri Saatus saladused ja teine on Lemmik ja mõlemad on detsembrikuu numbrid. Ja nende ette tahaks öelda seda veel, et kuidagi kummaline on see, et kui ajakiri Lemmik tuli mulle veel postkasti, eks ole, siis Saatus saladused mulle postkasti ei tulnud ja asja uurides selgus, et ajakirjade toimetusel ja siis Omnival on erinevad kuupäevad, sõnaga, et toimetuse kuupäevad järgi oleks pidanud Saatus saladused mu postkasti tulema, sest tellimus pidi olema selle kuu lõpuni tehtud ja sõnaga, aga Omnival oli siuke andmed, et ei tulnud ja siiamaani ei ole toodud ka, nii et ma ei saa aru, kuidas saavad siin erinevad kuupäevad olla. Aga nüüd siis ajakirjade juurde. Ja siis mõlemi ajakirja märksõna on Tiitse Eiki Ainsalu, sellepärast et mõlemis ajakirjas ilmus minu intervjuu Tiitse Eiki Ainsaluga. Nii, kõigepealt siis ajakiri Saatus saladused sõnaga. Võtan selle ajakirja siit lahti oma intervjuu juurest, et Eiki Ainsalu nagu ütleb, et mina olengi õuduslaulja, sõnaga, et niisugune humoorikas lugu, et siin foto, see on minu tehtud sõnaga, et selle ma tegin, kui ma seal Tartus käisin. Ja intervjuu jätkub siis siit edasi, on siin pikemalt. Ja siis siin, et ühe lehekülje peal on veel see, et Eiki Ainsalu perelugu sõnaga, et see pilk on minu tehtud sõnaga, et tegin siis, kui ma käisin septembrikuu alguses käisin ka Tartus esinemas, siis mööbisin Moostes Eiki Ainsalu pere juures ja siis läksin parajasti kõik bussi peale 13.33, mis see buss sealt Moostest Tartu poole sõidab, et siis sõitsime Tartusse ja see oli niisugune, noh, ütleme ilus sooja aeg oli, nii et niisugune hästi sooja oli sügise kohta. Või noh, siis oli alles suvi, ütleme nii. Ja siis Eiki Ainsalu perelugu seoses sellega, et kuna ma, noh, Eiki Ainsalu pere kolis Moostesse ja neil korteris oleks vaja seal üht-teist nagu remonti teha, sõnaga, et kuna neil on suur pere ka, et siis ma sõnaga saatsin Kanal 2 kodutunde saatele saatsin nagu nende pereloo ja sõnaga, et noh, nagu ikka saadetakse, et kui nagu kellelegi abi osutama minnakse. Aga noh, siiamaani pole veel kodutunne ega Kristi Niilo pole veel nagu ühendust võtnud, et noh, tahaks loota, et siiski ka Eiki Ainsalu poole minnaks nagu natukene remonti tegema, et neile ka paremat kodutunnet nagu luua. Nii et siis selline vahva lugu siis detsembrikuu Saatus saladused siis minult Eiki Ainsaluga. Nii ja teine, kus Eiki Ainsalu lugu on ajakirjas Lemmik sõnaga, et kass ja küülik ühes kodus. Nii võtan ka siit keskelt lahti, kus see lugu on, et siin on, et siis, et kass ja küülik toidu pärast ei kakle ja siin on siis siuke Eiki väikse tütre pilt on, kus ta siin jänesepuuri juures nagu vaatab ja sõnaga on kenasti. Et Isko Eiki Ainsalu jagab kodulaste kassi ja küülikuga ega välista, et perre tuleb mõni loomkaaslane veel. Nii et minu arust täitsa huvitav lugu. Nii et kes soovib nagu siis Eiki Ainsalust nagu rohkem teada saada, et see võib siis osta vabalt poelettidelt detsembrikuu ajakirjad Lemmik ja Saatus saladused sõnaga. Ja võin ka ette ennast ära öelda ka selle, et jaanuarikuu ajakirjas Müstilised lood, et on ka Eiki Ainsaluga peaks olema intervjuu sees ja sõnaga, et tasub need ajakirjus nagu jälgida. Ja noh, praeguks mul nagu natukene häälega on natukene jama, et kurk oli kibe, et tahaks loota, et nädala aja jooksul see asi nagu läheb korda. Siin eile sai 2 sidrunit ära söödud, nii et silmist ei tulnud välja ja mett ja siis sellist asju, et kurk oli natuke kibe, aga et järgmine reed ehk siis 21. detsembril
on nagu kokku lepitud see, et ma olen siis nagu Tartus Zodiagis talve- ja jõulusimmonil esinemas selle Eiki Ainsaluga, ühesõnaga noh, seal on teisi esinejaid veel. Aga nii, et kui asjad ikka korras on, et siis saan ka siin esinema minna, et meil on ka üks uus laul välja tulnud, selleks on Metsamaja, ühesõnaga, et noh, praegust on Eiki nagu ise selle laulu sisse laulnud, eks nagu näha on. Aga noh, et see on nagu laivis, et siis noh, mina nagu esitan nagu selle laulu refrääni. Eks kunagi saab selle laulu siis ka niimoodi laudud, et me mõlemad seda laulame. Et siis sellised lood seekord, et mina olen Illar Kohvina.